Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle loo ühest harakast, kes oli nii tark, et terve mets tuli tema juurde nõu küsima. Kuni ühel päeval saabus keegi, kes oli veel targem. Harakas Hanna oli metsas kuulus. Mitte oma ilusate sulgede poolest, kuigi need särasid sinakas rohelised, kui päike neile paistis. Mitte oma hääleka iseloomu poolest, kuigi ta rääkis tõesti palju. Hanna oli kuulus sellepärast, et ta oli tark. Kõige targem loom kogu metsas. Kui orav ei saanud pähklit lahti, Hanna leidis viisi. Aseta pähkel 2 kivi vahele ja koputa 3. peale. Kui jänes ei saanud üle oja, Hanna leidis viisi. 3 sammu ülesvoolu on kivi, mis on peaaegu vee peal. Hüppa sealt. Kui siilil oli okas kõver, isegi siis tuli Hanna ja mõtles midagi välja. Hanna teadis iga puu, iga oksa. Ta teadis, kus vana mänd on nii kõver, et saab nagu treppi mööda üles ronida. Ta teadis, millise kivi all elab vähk ja millise all on ainult muda. Ta teadis, kuidas taluniku aiavärav käib ja kust saab läbi pugeda ilma koera tähelepanu äratamata. Ja ta oli selle kõige üle uhke. Väga uhke. Ühel sügishommikul istus Hanna oma lemmikkase otsas, kui ta nägi midagi ootamatut. Suur must lind maandus lagendikule. Ta oli Hannast suurem, mustade läikivate sulgedega ja tema silmad vaatasid ringi teravalt, nagu loeksid nad kõik puud üle. Ronk! Hanna polnud kunagi varem ronka siin metsas näinud. Mina olen Ruuben, ütles ronk. Ma tulin mägedest. Siin on ilus mets. Mina olen Hanna, ütles Hanna. Ja jah, see on ilus mets. Ma tean siin iga nurka. Ruuben noogutas ja lendas minema. Hanna ei mõelnud temast rohkem. Kuni järgmine päev. Orav Olev tuli Hanna juurde. Hanna, mul on probleem. Taluniku õunapuu otsas on üks oks, mis on täis õunu, aga oks on nii kõrgel, et ma ei ulatu ja koer valvab all. Hanna hakkas mõtlema. Ta teadis seda õunapuud. Ta teadis seda koera. Sa pead... Juba lahendatud, ütles Olev rõõmsalt. Ruuben ütles, et ma peaksin ootama, kuni taluniku naine viskab koerale toitu kausi sisse. Koer jookseb sööma ja siis on 3 minutit aega. Ja ta ütles, et naaberaias on kivi, mille otsast ulatub otse õunapuu oksani. Ma just käisin. Töötas. Hanna suu jäi lahti. Ta polnud sellest naaberaias olevast kivist kunagi mõelnud. Järgmistel päevadel juhtus sama asi uuesti ja uuesti. Siil tuli Hanna juurde küsima, kuidas üle oja saada. Aga Ruuben juba näitas mulle kohta, kus on 2 kivi kõrvuti, palju parem kui see 1 kivi, mida sina soovitasid. Jänes tahtis teada, kust saab maitsvat ristikut. Aga Ruuben leidis koha, kus ristik on 3 korda lopsakam. Ja iga kord tundis Hanna seda torget rinna sees. Nagu väike nõelapiste, mis ei läinud üle. Ta hakkas Ruubenit jälgima. Ta nägi, kuidas Ruuben ei teadnud metsa. Ta eksis isegi tuttavatel radadel. Aga ta vaatas asju nii teise nurga alt, et leidis lahendusi, mille peale Hanna poleks iial tulnud. Ja see tegiski kõige rohkem haiget. Mitte see, et Ruuben teadis rohkem, vaid see, et Ruuben mõtles teisiti. Ja Hanna ei osanud nii mõelda. Hanna lõpetas nõu andmise. Kui keegi tema juurde tuli, ütles ta, küsi Ruubenilt. Ja siis istus ta oma kase otsas ja vaatas, kuidas Ruuben lahendas ühe probleemi teise järel ja nõelapiste rinnas kasvas.
Ühel õhtul tuli Ruuben tema juurde. Hanna, ma tahtsin sinult midagi küsida. Sa tunned seda metsa nii hästi. Iga puu, iga rada, iga kivi. Ma olen siin alles uus ja ma eksin iga päev. Kas sa näitaksid mulle metsa? Küsi kelletki teiselt, ütles Hanna ja keeras pea ära. Ruuben vaatas teda kaua. Siis lendas vaikselt minema. Aga sel ööl muutus taevas. Hanna ärkas sellest, et tuul raputas tema kaske. Ta vaatas üles. Pilved tõmbasid kokku, mustad ja madalad, nagu taevas oleks alla vajunud. Välk vilksatas kaugel. Ja siis ta kuulis karjumist. Appi! Palun, appi! See oli õhuke hirmus hääl. Lapse hääl. Rebase kutsika hääl. Hanna lendas hääle suunas. All oja ääres nägi ta väikest rebase kutsikat, Rihot. Riho oli jäänud teisele poole oja ja oja ei olnud enam oja. Vihmad olid seda paisutanud. See oli nüüd lai, kiire, vahutav jõgi. Riho istus kivi otsas, vesi keerutas tema ümber. Kivi muutus iga minutiga väiksemaks. Vesi tõusis. Hanna vaatas oja. Ta teadis seda kohta. Aga tema tuntud kivi, millest tavaliselt sai üle hüpata, see oli vee all. Oks, mis ületas oja, see oli murdunud. Ma ei tea, kuidas sind siia tuua, ütles Hanna. Ja need sõnad olid valusad, sest tema, kes alati teadis, ei teadnud nüüd. Siis kuulis ta tiivavihinat. Ruuben maandus tema kõrvale. Ma kuulsin karjumist, ütles Ruuben. Ta vaatas oja, ta vaatas Rihot, ta vaatas ülesvoolu ja allavoolu. Ma ei tunne seda kohta, ütles Ruuben. Kus on lähim kitsas koht? Ja sel hetkel Hanna mõistis. Ruuben ei tundnud metsa. Aga Hanna tundis. Hanna ei osanud mõelda nii nagu Ruuben, aga Ruuben oli siin. 100 sammu ülesvoolu, ütles Hanna kiiresti. On koht, kus oja on kitsam. Seal on kaldal vana kask, mis on peaaegu ümber kukkunud. Ta ripub kaldu. Ruubeni silmad läksid suureks. Kui see kask kukuks üle oja, oleks see nagu sild, lõpetas Hanna. Nad lendasid koos sinna. Tuul paiskas neid, välk lõi lähedal. Krah! Aga nad lendasid. Vana kask rippus kaldu üle vee, juurtest kinni hoides. Me peame ta ümber lükkama, ütles Ruuben. Ta vaatas puud. Juur on peaaegu lahti. Kui me mõlemad lükkame siit poolt... Ei, ütles Hanna. Vaata, kuhu ta kukub. Praeguse nurga all kukub ta vette, mitte üle oja. Ruuben vaatas. Hanna tundis seda puud, seda kallast, seda nurka. Me peame lükkama teiselt poolt, ütles Hanna. Sellest oksast, siis kukub ta täpselt üle. Ruuben noogutas. Sa tunned seda metsa. Aga sina nägid, et puud saab üldse kasutada, vastas Hanna. Krah! Välk lõi. Vihm tuli alla nii tihedalt, et nad nägid vaevu teineteist. Tuul ulgus puude vahel. Nad lendasid õigele oksale. Mõlemad klammerdusid külge kinni ja lükkasid. Lükkasid kogu oma jõuga. Puu ragises, kriuksus. Ja siis... Prõmm! Vana kask langes üle oja. Tüvi peatus teisel kaldal. Sild. Riho! Karjus Hanna läbi tormi. Tule mööda puud, tasapisi! Väike rebasekutsikas nägi puud. Ta ronis kivilt alla vette, vesi ulatus tal kõhuni, ja siis sai ta puutüve kätte. Ta ronis mööda tüve,
küüned puukoorde sees, samm-sammult. Tuul raputas puud. Riho klammerdus. Hanna ja Ruuben lendasid tema kohal, julgustasid. Sa saad hakkama, veel natuke! Riho jõudis teisele kaldale. Ta vajus märja karusnahaga maha ja värises. Hanna ja Ruuben maandusid tema kõrvale. Riho ema jooksis kohale ja haaras ta sülle. Aitäh, sosistas rebase ema. Aitäh teile mõlemale. Torm hakkas vaibuma. Tuul rauges. Vihmast sai uduvihm. Ja siis lõpuks vaikus. Selline vaikus, mis tuleb ainult pärast suurt tormi. Puhas, pestud, uus. Hanna ja Ruuben istusid kõrvuti kaseoksal. Ma poleks seda üksi suutnud, ütles Hanna vaikselt. Ma teadsin, kus puu on, aga ma poleks mõelnud, et seda saab sillana kasutada. Ja mina poleks seda üksi suutnud, ütles Ruuben. Ma nägin lahendust, aga ma poleks teadnud, kus see puu üldse asub, ega seda, mis nurga all ta kukub. Hanna vaatas Ruubenit. See suur must lind, kelle peale ta oli olnud nii kade. Ma olin kade, ütles Hanna. Sinu peale. Sa mõtled nii teistmoodi kui mina ja ma arvasin, et see tähendab, et ma olen rumal. Ruuben raputas pead. See ei tähenda seda. See tähendab, et koos oleme targemad kui kumbki meist üksi. Hanna mõtles sellele. Kadedus oli nagu paksu pori sees kõndimine. Iga samm oli raske ja sa ei jõudnud kuhugi. Aga inspiratsioon, see oli nagu tuul tiibade all. Kellegi teise tarkus ei tee sind rumalamaks. See teeb maailma targemaks. Järgmisel hommikul tuli orav Olev Hanna juurde. Hanna, mul on probleem. Taluniku kuur on kinni pandud uue riiviga ja ma ei saa enam sealt seemneid. Hanna naeris. Tule, lähme koos Ruubeniga vaatama. Mina tean, kuidas see kuur seespoolt välja näeb ja tema mõtleb välja, kuidas sisse saada. Ja nii hakkasidki nad koos probleeme lahendama. Hanna, kes tundis metsa iga nurka. Ruuben, kes nägi iga nurga taga uut võimalust. Ja mitte keegi terves metsas ei jäänud enam hätta. Ja nüüd, väike sõber, on natulgi aeg magama jääda. Kui keegi oskab midagi paremini kui sina, ära keera talle selga. Mine tema kõrvale. Sest mõnikord kasvab kõige targem mõte just sealt, kus kaks erinevat pead kokku saavad. Head ööd, väike sõber. Sinu Paling.